Ja me alustame nüüd perekonnaõpetuse tundi. Ja uurime, kuidas on võimalik ikkagi töö- ja pereelu ühitada, miks see on oluline, miks me peaksime sellest juba täna mõtlema, mitte siis meie, vaid teie, head noored sõbrad. Ja huvitav on ehk teada, et töö- ja pereelu ühitamine on omamoodi tegelikult seaduses ette nähtud või inimestele selga pandud kohustused. Meil tegelikult kõigil on kohustus hoolitseda oma pereliikmete eest, 2 põlvkonda umbes ette ja 2 põlvkonda taha. Ja lisaks sellele on meil kõigil kohustus teha oma tööd nii hästi, kui me suudame. Kuidas 2 sellist asja omavahel hästi klappima panna ja kuidas nad omavahel harmooniasse viia, sellest me tänases esimeses tunnis ehk siis perekonnaõpetuse tunnis räägimegi. Ja mina, nagu ma ütlesin, üritan olla täna 12. klassi õpilane, nii et ärge väga naerma hakake, kui ma end 12. klassi õpilasena tutvustan, aga just seda ma kavatsen teha. Ester, ma olen 12. klassi õpilane. Miks peaksin ma üleüldse selliste asjade peale praegu mõtlema, nagu töö- ja pereelu ühitamine? Sellepärast, et see on igapäevane elu ja kui sa selle peale rohkem mõtled, neid mõtteid teadvustad enda jaoks, siis tulevad lahendused ka lihtsamalt. Et nii ka uuringud näitavad ja praktika kinnitab, kui me teadvustame endale asju, mõtleme nende peale, siis tulevad paremad lahendused. Ja töö- ja pereelu see kõlab nagu midagi sellist, et see pereelu on siis, kui sul endal on lapsed. Kui tegelikult pereelu ja tööelu on meil kõigil, sõltumata, kas me oleme lapsevanem, oleme ise laps või hoopis oleme vanaema. Liita, aga need lahendused tegelikult olema ausalt, ikkagi nagu mõtlen, hakkavad mind huvitama võib-olla umbes 10 aasta pärast. Siis, kui ma sisenen tööturule, miks ma peaksin mõtlema praegu probleemi peale, mis tegelikult minu ellu tekib võib-olla tõesti alles jumaldab 2000, mis see siis on, 32 või midagi taolist. Sellepärast, et need aitavad kõik neid valikuid teha, et kuna tänapäeva ettevõtted võivad koosneda näiteks, ütleme, hajusmeeskondadest, kus tegelikult see on juba sul nagu valik, et kuhu suunas sa minema hakkad või mida sa vaatama hakkad, siis võib juhtuda, et sa näiteks otsustad sellise tiimiga liituda, siis sinu nii-öelda pere- ja tööelu, ma ütleks, et sa oled tervik, eks ju, et sa ei ole nagu üks või sul on teine ja siis sa võid mõelda, et kus maal sa siis õppinud midagi, eks piire tõmbama, tegelema enda hobidega, vaatama, et kus suunas sa minna tahad. Et piirid on väga hägusad tänapäeva maailma pere- ja tööelu vahel, et sa ei tohiks nagu ennast ära kaota sinna. Mariann, teil on väga huvitav ametinimetus, te olete inimeste ja kultuurijuht oma ettevõttes. Need on väga olulised asjad mõlemad, aga ma ei tea, et väga palju oleks Eestis inimesi, kellel on selline ametinimetus. Millega te tegelete igapäevaselt? Mis see kultuuri ja inimeste juhtimine tähendab? Võib-olla eesti keeles ongi lihtsam öelda, et mul on ka personalijuht. Lihtsalt tõesti inglise keeles see ametinimetus on natukene teine, aga samamoodi ma vastutan ikkagi meie töökeskkonna kultuuri eest, inimeste heaolu eest, et ka ettevõttel ja äril oleks kõik sihid ja suunad selged ja täidetud. Et selline kogu sellise kultuuri, inimeste, äri heaolu eest mitte vastutamine üksinda, vaid lihtsalt, et seisan selles, et kõik toimiks. Millise soovituse annaksite või millise vastuse annaksite teie küsimusele, et miks peaks mind 12. klassis huvitama töö- ja pereelu ühitamine? Okei, ma saan aru, mul on pere, ma ei tea, mul on ema ja isa ja võib-olla õde ja vend ja mõni koduloom ja võib-olla vanaema, aga tööl ma ju tegelikult ei käi. Mulle meeldib seda natukene mõelda kui üldine elutasakaal, et me ei pea seda võib-olla lahterdama töö- ja pereelu, vaid üldine elutasakaal ja ma usun, et täna kooli kõrvalt on ka sinul juba teisi ettevõtmisi, kohustusi, sul on sõbrad, sul on võib-olla hobid, sul on mingisugused, võib-olla suvel tahad käia tööl, et see tegelikult määrab ära sinu üldise heaolu, kui sa suudad kõigi nende valdkondade vahel nii-öelda balansseerida ennast. Indrek, Rahvusraamatukogu on vähemalt teemalt vaadates väga suur organisatsioon ja seal on palju inimesi, aga me teame ka seda, et ajas, eks ole, organisatsiooni kultuurid ja see, mismoodi asju aetakse, ju tegelikult muutub jube kiiresti. Raamatukogud, mulle tundub jällegi eemalt seisjana on hea näide, eks ole, kogu see digitaliseerumine ja elu raamatukogudes on praegu hoopis teistsugune, kui me võib-olla 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi oskasime ette kujutada.
kas võib olla oht, et see, millest me täna siin räägime, ei ole enam kuidagi asjakohane või relevantne 10 aasta pärast siis, kui need noored inimesed, kes meid täna jälgivad, võib-olla tegelikult tööturule sisenevad? Sa mõtled, kas relevantne ei ole töö- ja pereelu tasakaal? Absoluutselt, ka seda võib mõelda. Ma arvan, et ta jääb, sellepärast, et inimesed jäävad ikkagi inimesteks, et nad on läbi aegade seda olnud ja need kõige olulisemad küsimused jäävad, või kõige olulisemad teemad jäävad ikkagi alles. Kaia Elisa on väga noortepärane ja jälgib väga suur organisatsioon. Mida ütleksite teie 12. klassi õpilasele, kes kratsib kukalt, vaatab meid praegu, mõtleb tore küll, aga ma tegelen selle asjaga kunagi natukene hiljem. 12. klassi õpilasele ma ütleks seda, et hea küll, et tegele hiljem töö ja pereelu tasakaaluga, aga praegu on vaja tegeleda töö ja eraelu tasakaaluga, ehk siis õpilase töö on õppimine ja eraelu on siis kõik muu, mis peale õppimist tuleb, et olgu see siis sõpradega väljas käimine või hobidega tegelemine. Nii et seda tasakaalu ikkagi on vaja ka juba praegu otsida ja leida. Te kõik olete juhtimise ja inimeste eksperdid täna, kes te siin olete ja eks te sellepärast olete ju ka siia täna kutsutud. Ester, kõik räägivad kogu aeg sellest, kui jõle tähtis on teiste inimestega arvestada. Ma saan ju põhimõtteliselt aru, on tähtis muidugi, aga tegelikult huvitab mind elus ikkagi ainult üks asi, see olen ma ise. Võib-olla minu mingisugused lähemad sõbrad, minu võib-olla mingid pereliikmed, muidugi võisakas seltskonnas mõtlen, ja, muidugi peame teistega nagu arvestama, aga tegelikult miks ma pean teistega arvestama? Eriti olukorras, kus teistega arvestamine võib-olla tõmbab mind tagasi. Kui minu klassikaaslane või hiljem minu töökaaslane ei ole võib-olla nii võimekas, kui mina olen, edeneb kuidagi aeglasemalt, mina pean temaga muudkui arvestama, aga minu enda elu jääb elamata. Mulle aitäh selle küsimuse eest, see on väga hea küsimus. Et kõigepealt mul on hea võimalus öelda üks, millest ma ise olen lähtunud ja õpetas ise ülikoolis ka alati noortele öelnud, mis on see ütlus. Kui tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui tahad minna kaugele, mine koos. Et tegelikult me ei saa ainult seda sprinti vaadata või seda üksi minemist. Et me saame kiiresti mindud. Me peame vaatama koos minemist ja sinna koos minemise juurde kuulub tegelikult see teistega arvestamine. Ja üks väga oluline mõte selles on siis tegelikult empaatia. Et tihti ajatakse segamini sümpaatiaga, ega see ka väga palju teine ei ole, aga empaatia on teistega arvestamine ja mis see tegelikult tähendab, see ei ole midagi ületamatut. See on see, et ma kuulan, annan inimesele hingamise ja eluruumi, ei ole ette, kuidas öelda, eelarvamustega, mõtlen kaasa ja aitan leida lahendusi. Ja kui see ka ei veena, siis ole ise tervishoiuga pikalt seotud, võin teile öelda, et kui sa oled empaatia inimene ja oled teistega arvestav inimene, siis sul on parem tervis. Nii et empaatia ja sinu enda tervis on omavahel reaalselt seotud. Jah, tervise peale ma hakkan ka mõtlema alles siis, kui ma saan 50 või midagi taolist. Ma tean, et ma olen noor inimene ja mind probleem praegu on tegemist ikkagi 12. klassi õpilasega. Ma usun, et täna saalis kõik juba mõtlevad selle peale, et kuidas olla tegelikult füüsiliselt ja vaimselt hästi terve. Et see on juba, ütleme nii, et täna noored mõtlevad rohkem. Nii et empaatia ja see teistega koos tegemine ja teistega arvestamine on tegelikult meile enda tervisele olemisele kasulik. Renita, teie tegelete värbamisega, te võtate inimesi tööle. Kuidas te teete kindlaks, et ma olen empaatiavõimeline inimene, et ma arvestan teistega? Ma võin öelda intervjuu käigus, loomulikult ma arvestan teistega ja loomulikult ma sean alati kõigi teiste huvid enda omadest ettepoole, aga kuidas te kindlaks teete, et ma seda päriselt ka teen? Ja see on hea küsimus ja eelnevalt nõustun kõigega, mis Ester ütles, ka tööalaselt on see empaatia kuulamine väga oluline, aga meil on näiteks väärtustepõhine värbamine. Ettevõttel on tegelikult väärtused hästi kindlalt paigas ja mida värbaja siis teha saab, et seda siis selgitada, on küsida siis selliseid käitumuslikke küsimusi ja lastel tuua näiteid, et kus te olete sellises olukorras olnud, et te olete pidanud kasutama oma empaatiavõimet. Ja kui see vastus on siis natuke siukene kerge, et tahaks veel natuke kangutada, siis me tavaliselt läheme ikka edasi sealt. Nii et põhimõtteliselt selline ajakirjaniku töö siis ka värbamises, eks ju. Väga tore,
aga teeme proovi. Esitage mulle mõni küsimus, kui te üritate kindlaks teha, kas ma olen empaatiavõimeline inimene või ei ole. Ma luban, et ma vastan ausalt. Vastan ausalt, nagu ma ei vastaks siis, kui ma tööintervjuul olen, ma nagu päriselt vastan. Okei. No proovime, et ma katsun ka silmas pidada seda, et Mihkel peaks olema nüüd 12. klassi õpilane, eks ju, et seda mul on raske ette kujutada, aga ma katsun. Ma noormeest nii kujutada ette, et te räägite temaga, aga ma üritan vastata tema. Just, et kas sa võiksid tuua mulle näite, et kus sa oled olnud näiteks oma klassikaaslastega grupitööl, kus keegi näiteks ei ole pidanud ajagraafikust kinni, on lubanud teha midagi tähtajaks, aga ei ole seda teinud ja kuidas sa käitusid, mida sa ette võtsid? Ma läheksin räigelt närvi, sellepärast, et kõik olime arvestanud inimesega, et inimene on lubanud oma töö ära teha ja ta ei teinud. Ja me olime totaalses stressis ja kuna keegi teine ei pidanud viisakaks seda väljendada, siis ma ütlesin konkreetselt ära, et selline asi ei sobi, see ei meeldi mulle. Kuidas see teine reageeris? No mis ta ikka reageeris? No, ta oli nördinud ja solvus, mulle tundus. Aga ilma asjata, sellepärast, et tema oli see, kes jättis töö tegemata. Kas sa arvad, et see oli kõige parem lahendus antud olukorras? No, mis ma oleks pidanud tegema? Ma oleks pidanud ütlema, väga tore, et sa tööd ära ei tee. See on tegelikult aus vastus ja ma tean, et õige vastus tööintervjuul ma ütleksin, loomulikult ma mõistsin, ma uurisin, mis inimese probleemid on, miks oli see põhjus, miks ta oma tööd ei suutnud õigeks ajaks teha. Tööintervjuuks on ju võimalik ka valmistada. Jaa, ei, see kindlasti ja peakski valmistama, et tegelikult selliseid kõiki küsimusi tuleb ette ja need ei ole ainult CV põhjal ja mingi faktid, on ju. Ja seal võib päris näidetega natuke kaugem edasi minna, on ju, aga loomulikult midagi tuleb ka välja, eks ju, kui sa mitu küsimust järjest või mitu näidet järjest tood, eks inimesel siis lõpuks ka fantaasia saab otsa või ei ole nii hea fantaasia kui eks Mihkelil. Nii et tasub kindlasti mõelda selle peale ja eks empaatia teeb sinuga tööalaselt edukamaks, eks ju. Nii et ma arvan, et ma olen siin praegu ainult kõigile nendele kihvtidele inimestele, kellega ma olen kokku puutunud tööalaselt, kes on mind kuulanud, nõu andnud ja edasi aidanud. Nii et tasub sellele alati mõelda, et eriti tänapäeva tehnoloogia ettevõtetes tiim on üks kõige olulisemaid asju. Nii et ja tiimitöö on see, mis on super oluline, nii et praegu juba tasub sellele tegelikult tähelepanu pöörata ja mõelda, et kuidas ma saaksin tiimitöös edukam olla. Mariann, mis juhtub teie ettevõttes, kui inimene on tööintervjuu kõik niimoodi viisakalt ja kenasti läbinud, aga tegelikult elu on näitab väga kiiresti, et tegelikult ei ole tegemist empaatiavõimelise inimesega. Mis te teete? Lasete ta päevavalt lahti või annate talle veel võimaluse või suunate ta mingile koolitusele või ravile või mis te teete? Eks vahel võib ikka tulla tegelikult selliseid olukordi ette, eks ole, et isegi kui me oleme värbamises hästi põhjalikud ja üritanud kõik võimalikud asjad välja selgitada, siis võib juhtuda, et inimene tegelikult ei sobi ettevõttesse, võib-olla ta teeb oma tööd ülihästi, aga kolleegina ta lihtsalt ei ole meeldiv inimene, kellega koostööd teha, ei arvesta teistega või on mingid muud mured ja probleemid seal, et tegelikult tuleb kõigepealt veenduda, et see päriselt on niimoodi, ehk et tuleb saada konkreetset tagasisidet, tuleb saada fakte, siis tuleb rääkida inimesega, selgitada, millist mõju see tegelikult avaldab tiimile, teistele, kas see avaldab mõju ka tegelikult võib-olla suurematele ärieesmärkidele ja tulemustele ja selgitada väga konkreetselt meie ootusi, käitumuslikke ootusi siis. Ja loomulikult siis küsida ja toetada, et millega meie tööandjana saame siis sind aidata, et sa saaksid arendada endas neid oskusi ja aidatagi siis tal nii-öelda kasvada inimesena. Võib olla ka olukordi, kus inimene ei taha kasvada, eks ole, et siis on see tema valik, et aga ettevõte siis peab tegema otsus, et ta ei saa lasta sellisel käitumusel oma ettevõtte kultuuri ja keskkonda mõjutada, sest tegelikult siis see mõjutab ka teisi tiimiliikmeid. Indrek, stereotüüpiline ettekujutus raamatukogust on see, et seal töötavad väga vanad inimesed. See kindlasti tegelikult ei ole nii. Kuidas ja kas olete pannud oma töös tähele, et see vanade ja noorte inimeste vaheline üksteisega arvestamine on kuidagi teistsuguse dünaamikaga kui see, mismoodi võib-olla eakamad inimesed oma vahel teineteisega arvestavad ja nooremad inimesed oma vahel? Võib-olla see tuleneb sellest, et mida aasta edasi saan ma ise ka vanemaks, aga ma tegelikult järjest rohkem usun ise ka seda, et see vanus ei ole mitte üks arv,
vaid et see vanus on pigem see, et kuidas sa maailma näed ja kuidas sa mõtled. Rahvusraamatukogu selles mõttes on hästi äge organisatsioon, ma olen seal olnud natuke üle 4 aasta ja ma olen tõeline ruuki, sellepärast et seal tõepoolest inimeste keskmine staaž on umbes 20 aastat, aga on tööjuubilare, kes on tähistanud 50. tööaastat Rahvusraamatukogus või siis selle veneaegses eelkäijas. Ja nad alustasid oma tööd siis, kui mina sündisin. Et minu arvates organisatsiooni üks tugevus on see, et kui seal on erinevas vanuses ja erineva ellusuhtumise, erinevate arusaamadega inimesi, et nad üldiselt nagu täiendavad teineteist väga hästi ja mul on meie juures ja selle 4 aasta jooksul, mis mina seal olen olnud, et me oleme värvanud ikkagi väga palju noori inimesi ka ja tegelikult vaadata seda, kuidas 22-aastane ja 68-aastane koos teevad mingisugust IT-projekti. See on nii äge, kusjuures vaat ongi see, et see vanus ei ole arv, vaid et see 68-aastane tegelikult ta käitub hoopis teistmoodi. Ja siis on nagu vastupidi ka, et ma olen näinud 16-aastaseid, kes on minu arvates täielikud vanurid oma ellusuhtumiselt ja arusaamadelt. Ja. Kaia, kas teistega arvestamist, seda empaatiat on võimalik kuidagi ka nagu harjutada? Kas see on mingi niisugune asi, millele ma pean 12. klassi õpilasena juba praegu mõtlema? Okei, mul läheb tööturul tõenäoliselt paremini, ma selle tööintervjuu võin ju läbida, ma selleks aidatakse mind valmistuda ja nii edasi, aga nagu päris elus ka kuidagi nagu läbi lüüa. Et ma üldiselt nagu väga nagu siin ka selguseks ole näidis tööintervjuu käigus, ega ma väga ei arvesta teiste inimestega. Aga ma saan aru, et nii-öelda puht juba iseenese nagu heaolu ja professionaalse edenemise eesmärgil ma pean seda tegema. See on minu kohustus, isegi kui ma ei ole olemuslikult väga empaatiline inimene. Kas on mingid nipid või trikid või asjad, mida ma võiksin praegu juba 12. klassis hakata tegema, et pärast oma niisuguses töökeskkonnas ollagi teistega arvestavam ja empaatilisem inimene? Ja loomulikult erinevaid suhtlemistehnikaid on olemas, et on lihtsamaid ja on keerukamaid, aga võib-olla üks asi, mis aitab harjutada, on kuulamisoskus, et kuulata on tegelikult kohutavalt raske. Ja selleks on ju ka erinevaid tehnikaid, et isegi teinekord sa ei pea mitte midagi tegema, sa istud 10 minutit vaitlas, et teisel inimesel ennast lihtsalt ära ventileerida ja pärast, et issand, kui hea, sa oled nii empaatiline, sa kuulasid, kuidas sa mõistad mind, nii hästi mõistad mind. Tegelikult sa ei teinud mitte midagi, sa lihtsalt lugesid võib-olla 50 või 100 ja olid lihtsalt vait. Et see võiks aidata. Ester, mida teie soovitaksite inimesele, kes tahab endas arendada empaatiavõimet? Mul oli kunagi üks sõber, kes rääkis, kuidas ta tütarlastele külge lööb, et tal ei ole vaja midagi muud teha, kui kogu aeg pead noogutada ja põhimõtteliselt nii-öelda peegeldada inimesele seda, mida inimene rääkis. Mitte ainult temaga nõustuda, vaid serveerida neid asju, mida inimene rääkis talle tagasi nii-öelda oma ideedena. Ja ütles, et naised langesid nagu loogu. Kuidas töötada selle tehnikaga, et olla teistega arvestavam? Ma muidugi tõin võib-olla selles mõttes ebakorrektse näite, ma väga vabandan. Töökohal eriti ja me jõuame selleni ka, et need asjad tuleb ka tähelepanu pöörata. Aga ometi, et kui ma tahan arendada endas empaatiat, millist trikki või tehnikat teie soovitasite? Ja kõik võtan öelda, et selle koolipoiss Mihklil on küll ikka väga šarmantsed sõbrad, et kui piisab ainult noogutamisest ja neid tüdrukuid langeb nagu loogu, et selliseid me kõik tahaksime ja tegelikult mõnikord südames ikka kohata. Võib-olla ta lihtsalt valetab mulle, ega mina ei tea. Ma arvan ka, et või praalib on selline sõna olemas, on ju, aga kui rääkida sellest empaatiast ja kui ma ülikoolis ka, et tuleb tegelikult päris palju nagu teemaks ja eriti kui me räägime nüüd koroona ajast ka, kus seda suhtlemist, nagu reaalset suhtlemist on ju vähem. Jah, me oleme sotsiaalmeedias, seda võib nimetada suhtlemiseks, aga sellist nagu inimeste vahelist nagu sooja suhtlust. Ja tegelikult minu nõuanned on 2. Ja üks nõuanne on see, et pane ennast teadlikult väga erinevatesse suhtlus- ja tegevusolukordadesse. No kui on võimalik, nagu täna, me oleme uues olukorras, me tuleme siia. Kui on võimalik reisida, kas või mõnda ükskõik, ka selle sama koha raames, kus me oleme, mine kohtadesse, kus sa ei ole käinud teadlikult, liigu sellest oma mugavustsoonist nagu välja.
See on üks ja ma olen seda ise teadlikult teinud, kui lähen ka reisile, ka mõnikordki mõnda või ka siia, et sa tuled ja tegelikult valmistud, püüad õppida igast olukorrast. Ja alati peaks ka mõtlema, et kui mul on mingi olukord või koolis õppimine ja mõnikord on ju päris raske koolis või ka tööl, et mis see positiivne õppimise koht mulle nagu oli, et see õppimise koht annab selle empaatiatunde. Ja teine tegelikult on, et püüa tutvuda ja suhelda endast erinevate inimestega. Eks siis see tähendab siis teisest soost inimestega, teise taustaga inimesega, teisest vanusest, võib-olla teisest rahvusest inimestega. Et alati, et kui nagu mitmekülgne ja mitmekesine on see suhtlusringkond. Et mina ka, et olles ise, et ma tõesti väga palju püüan hästi noortega suhelda ja väga tunnen ka huvi, et mida minu enda emavanused täna mõtlevad ja teevad. Ja need on 2 sellist nõuannet, mis tegelikult aitab ja see töö- ja periotasakaalu koha pealt samamoodi tegelikult, et inimestel on erinevad need väljakutsed ja mured eri aegadel. Kool on ju ka töö selles mõttes, et on erinevad. Aga kui ma mida rohkem ma nagu kuulan, uurin, kuidas teistel läheb, seda rohkem ma õpin ka ise. Nii et minul on 2 asja, mida ma ise ka teen ja see on nagu eluaegne õppima, et alati saab selles empaatias nagu olla. Nii et need oleks minu mõtted. Väga kena. Riita, siin on üsna mitmed niisugused praktilised nõuanded kõlanud noorele. On teil äkki mõni lisada? Ja nõustun kuulamisega selle poole pealt ka, et panna ennast selle teise inimese olukorda, et tööelus juhtub seda väga sageli, et kus me ei saa aru, et kus see nüüd tuleb või miks see inimene seda küsib või ma juba tegin selle ära või nii edasi. Eriti praegusel hetkel, kus enamik töötab, siis teeb kaugtööd või on hajusmeeskonnas, siis näiteks selline asi nagu kirjalik suhtlus väga oluliseks ja tegelikult ka see isese kontakti võtmine, et see võid olla see esimene, kes teisele siis läbi nende tehnoloogiaplatvormide esimesena käe ulatab ja ütleb, et hei, et teeme sellise, ütleme, kohvi 20 minutit, saame rohkem tuttavaks või ma kuulen, millised mured sinul on ja mul alati õppida sellest. Nii et tuleviku ettevõttes, mida rohkem sa ise neid sildu lood, jällegi tegelikult seda edukam sa oled ja suhtlemisoskus ja suhete loomise oskus ja kirjaliku kommunikatsiooni oskus saab järjest olulisemaks, et selles maailmas nagu edukas olla ja ise ka nähtav olla, et kus me teame, et sa kuskil seal platvormi avarustes olemas oled, et kui sa ei ole julgenud endast märku anda. Nii et kas see, ütleme, see kontakti alustamise julgus, et midagi ei juhtu, mis see halvem asi on, et kui sa siis kas või siin kellegiga rääkima lähed siin söögivahetunnil, kellega sa ei ole enne kunagi elus rääkinud. Et mina ei ole kunagi näinud, et sellest midagi kehv oleks välja tulnud, pigem väga huvitavaid vestlusi ja suuri võimalusi. Nüüd ma pean ikkagi jälle nende naiste ja meeste teema juurde korraks tulema, eriti kaasaegses Me Too maailmas, et see tegelikult ei ole midagi nii lihtne, ma lähen suvalise naisterahva juurde hakkan temaga juttu üles võtma lihtsalt selleks, et harjutada oma empaatiavõimet, sa võib seda valesti mõista. Kuidas neid piire kuidagi hoida? Sa peaks alguses ütlema, te ei saa huvita mind selles mõttes, ma tahan sinuga rääkida tööalaselt. Ja ma arvan, et võib-olla ei pea muretsema võib-olla selle poole pealt, et ei tohi kellega ühendust võtta, vaid et võib-olla kuidas seda teha, eks ju. Et seal ei oleks selliseid arusaadavalt varjatud mingisuguseid muud mõtteid, vaid pigem ikkagi, et see on nagu tööalane või siis ütleme selline tutvumise eesmärgile, et võib-olla natuke ennast reflekteerida seal, et kuidas sa siis ühendust ikkagi võtad või kuidas sa käitud kuskil ja tegelikult me võime ju ka olla ise natuke avatumad, eks siis ka teistele natukene seda vahepeal öelda, et kui me näeme, et midagi võib-olla ei lähe nii nagu peaks või keegi käitub natukene kuidagi mitte õigelt, et pigem me võib-olla oleme väga vaiksed selles suhtes ja me näeme, et need asjad juhtuvad, mitte keegi ei räägi sellest, et las olla, on ju. Ja tegelikult siis juhtub ju rohkem, nii et ka tööalases elus see võid ju ilusti märku anda teisele, et hei, et see võib-olla ei olnud kõige mõistlikum lähenemine, eks ju. Ma arvaks midagi sellist äkki. Väga kena. Mariann. Ma olen 12. klassis ja ootamatult olen avastanud, et mul tegelikult on juba praegu päris palju asju, et mitte öelda kohe nagu liiga palju asju. Mul on koolias, ma pean koolis käima, õigel ajal tundi jõudma, enam-vähem koolipäeva lõpuni vastu pidama, sealt mitte liiga vara ära minema. Lisaks on mul hobid, ma tegelen mingisuguste veidrate asjade kollektsioneerimisega. Siis mul on koolis, mul on bänd, ma mängin selles bändis. Siis ma käin trennis, mulle meeldib väga trennis käia
siis mul on pruut, tegelikult on neid 2 ja nende nii-öelda omavahel mitte kokku laskmine on väga keeruline, ühesõnaga mul on tohutult palju tegemisi. Ja lisaks sellele on mul veel ka homme, ja ma ei liialda, homme 3 kontrolltööd. Ja need ei ole lihtsalt mingid kontrolltööd, vaid kõikidest nendest kontrolltöödest sõltub minu see perioodi või mis iganes hinne, need on väga olulised kontrolltööd. Ma küll ütlesin matemaatikaõpetajale, et kuulge, et meil on juba sellel päeval 2 kontrolltööd, teda see ei huvitanud, sest matemaatika on tema meelest maailma kõige olulisem asi. Ühesõnaga, mu päev on väga täis erinevaid asju. Kuidas ma saan hakkama? Ma ei suuda enam oma aega planeerida. Ma mõtlen, ma olen 12. klassis praegu, mis veel päris elus juhtuma hakkab. Mida te soovitate? Mida ma peaksin sellises olukorras tegema? Esiteks väga äge, et sa nii palju asjadega tegeled, väga-väga kihvt, eks ole. Ja tõepoolest see tegelikult võib viia meid sellisesse ummikseisu, kus me ühel hetkel tunneme, et nüüd on lõpp käes, ma ei tule mitte millegagi toime ja võib-olla üldse lööks kõigele käega, eks ole. Et ma usun, et siin on üks võtmeküsimus suhtlus, nagu sa mainisid ka, et juba matemaatikaõpetajaga üritasid läbi rääkida, eks ole, või ei toonud tulemust, et võib-olla õnnestub mõndade muude valdkonna esindajatega siis läbi rääkida, et saada kas ajapikendust või midagi muud, aga võib-olla on ka olukord, et sa tegelikult tuled selle kõigega toime ja sul on lihtsalt vaja korraks võtta hetk, aeg maha, hingata, panna endale võib-olla silm ette ühele paberile või arvutiekraanile kõik asjad korraga ja sa näed, mis asi hakkab sul ennem põlema, mida sa pead panema prioriteediks, millega tegelema esimese asjana, millega teise asjaga ja võib-olla mingi asi kannatab ka homseni. Üks pruut või teine pruut näiteks, eks ole. Et selline võta aeg, hinga, pane endale see silm ette ja sul on kõike palju lihtsam hinnata ja analüüsida, et mis on siis praegu see kõige olulisem, kuhu aega pühendada ja kuhu siis võib-olla seda lisasuhtlust suunata. Indrek, mis on teie soovitused aja planeerimisel? Aja planeerimine on tegelikult olnud juba aastakümneid omaette teadus. Maailm läheb järjest nagu hullemaks ja kiirema tempolisemaks ja ma mäletan, viimane teadus, mida mina mäletan, oli Getting Things Done, mingi niisugune meetod oli, kus ühesõnaga oligi vaja 3 asja teha, kas asi edasi delegeerida, asi edasi lükata või asi kohe praegu ära teha. Et ma siis pean nagu otsustama, aga selle edasilükkamisega on see jama, et eks ole, Eesti vanarahvas juba ütles, et tänaseid toimetusi ei tohi homse varna riputada, et kuidas planeerida oma aega, mida teie suure organisatsiooni personalijuhina soovitaksite mulle kui 12. klassi poisile? Jah, see on nüüd väga eestlaslik, et ma hakkan sellest negatiivsest poolest peale. Et see aja juhtimine, aja plaanimine tundub jah, et see hakkab mingiks omaette teaduseks saama, et mina ise olen selles osas väga skeptiline, et ma arvan, et tegelikult on terve meel ikkagi üks asi. Nagu siin just öeldi ka, eks ole, et pane need asjad endale järjekorda. Kui sul on see laud hommikul täis erinevaid asju, sa vaatad sinna peale, siis on tõeline segadus, siis võib minna närvi. Pane need järjekorda, et mis on kindlasti vaja ära teha ja kui seal on see võimalus, et nendest kindlasti tegemist vajavatest asjadest on mõned asjad lihtsamad, et võta need alguses ära ka, et sa saad need kõrvale panna, juba tekib mingisugune tunne, et võib-olla see kõik ei olegi kõige lootusetum. Nii kooli kui töökoha kohta, et ma tulen nüüd nagu siin juhi rolli juurde, et tegelikult see juhtimiskvaliteet või see, et kui head juhid meil on, et see mängib ikkagi ka hästi olulist rolli, et me kogu aeg liigume sinna suunas, aga seal on kindlasti hästi palju kogu aeg teha, et juhid ei tegeleks sellega, et selline tööülesanne ja kontrollime, kuidas see tehtud on, vaid et nad pigem jälgiksid seda, et kuidas nende inimestel läheb, kuidas nad ennast tunnevad. Kõik me ei ole selleks võimelised, selleks on eeldusi vaja, aga et nad tunneksid ära, et kui kusagil hakkab tekkima probleem, ehk et probleem ei ole veel tekkinud, aga et nad tunnetaksid ära, et kui kusagil hakkab tegelema, et siis saab vaadata, et võib-olla on võimalik tööd kuidagi ümber korraldada, võib-olla on võimalik vähem anda, sest üks reegel, mis kipub tekkima, on see, et need, kes on tublid inimesed, nemad saavad tegelikult tööülesandeid kogu aeg juurde. Ja nad ei tarvitse ka väga kurta, vaid nad mõtlevadki, et ma teen need ära sellepärast, et ma olen nii tubli. Aga mis me nagu lõpetuseks saame, on see, et juhtimise roll on kogu aeg see, et sa pead balansseerima selle hästi õhukese
õukese veerekese peale, et ühtepidi, et ma tahaks nagu oma seda inimressurssi võimalikult hästi ära kasutada, et nad võimalikult palju tööd teeksid. Aga kui sa sealt nagu ära kukud, siis teisel pool on see, et inimene põleb ära, ta läheb minema ja siis ei saa sa ju pooltki sellest tulemusest, mida sa tahtsid saada. Ehk et see on see juhtimise tarkus ja mida jälle siis nagu inimesele soovitada, et kui sul on nagu palju ja mis tulebki sellest, et inimesed tahavad olla võimalikult tublid ja võimalikult head, aga inimesed peavad õppima seda ka, et kuidas öelda ei. Ei ütlemine on hästi oluline oskus. Kaia, Indrek just hetk tagasi rääkis sellest, kuidas see juhtimise ja juhtide kvaliteet on väga oluline ja tegelikult see, millest me praegu räägime, on ju ka omamoodi töö ja pereelu ühitamine. Selles mõttes, et minu töö on õppimine, aga minu pereelu on, eks ole, need samad pruudid ja bänd ja kogu see muu asi. Me kõik, mina vähemalt, tahan saada juhiks ja ma usun, et ka kõik minu eakaaslased tahavad saada ühel päeval juhiks. Aga kas ei ole nii, et mida nii-öelda kõrgemale sa karjääriredelil edened ja teie olete edenenud väga kõrgele, seda rohkem tekib sul tööülesandeid, seda vähem on sul aega nende täitmiseks. Ja kuidas teie ja mida teie soovitaksite mulle, kes ma tahan saada juhiks, nagu teie juba täna olete, juba täna tegema hakata, et sellel hetkel, kui ma selleks juhiks saan, on mul need oskused oma aega planeerida juba käes? No kui nüüd aja planeerimisest rääkida, siis jällegi mina nii tööl kui ka kodus oma lastega, mul on 2 13-aastast tütart, et meie kasutame tagurpidi metoodikat väga sageli. Ehk siis pöörame kõik pea peale ja räägime sellest, millega me praegu, täna või sellel nädalal ei tegele. Et siis sealt kooruvad need fookused välja, et kuhu see energia siis läheb, sest seda tudulisti võib nagu lõpmatuseni vaadata ja sorteerida ja prioritiseerida. Aga jällegi, et mis ma saan laua pealt maha lükata. No see, et kõik tahavad saada juhiks, ma ütleks siis niimoodi, et on olnud ka olukordi minu kolleegide seas, kus on proovitud seda juhi ametit ja on öeldud, et tegelikult ma ei tahagi juht olla, ma tahan spetsialist edasi olla, sest ma ei viitsi inimestega tegeleda, ma ei viitsi kuulata nende muresid, ma ei taha, see ei ole seotud selle empaatia võimega või selle puudumisega, aga lihtsalt see, et mõndadele on see rohkem loomuomane, mõndadele ei ole, jah, see on õpitav, kas see meeldib või ei meeldi. Et uskugi mind, et ega see juhi amet ei ole mingisugune jumalus siin maa peal, et tänane tööjõuturg on ka selline, et spetsialistid on ju need, keda otsitakse tikutulega taga ja minu arust siin tippspetsialistide väärtus on kohati oluliselt kõrgem kui nii mõnelgi juhil, et nii ta on. Aga jah, selle planeerimisoskuse poole pealt tõesti, et tõenäoliselt nii nagu te oma koolitükkigi siin täna juba planeerite, et mida mingiks ajaks ära on vaja teha, et see list on tohutult pikk, aga jällegi ka see ajagraafikusse siis panek ja see ajakulu hindamise oskus on kindlasti väärtus omaette. Kas me peaks olema äkki praegu juba mingisugune programm, kuhu ma oma asjad panen? Praegu ma lihtsalt kirjutan kuskil päeviku nurga peale või mis iganes see dokument on, mis tänapäeval kasutusel on. Minu ajal oli päevik selle asja nimi. Kirjutasin kuskil päevikusse enam-vähem üles. Aga kas te soovitaksite mulle juba äkki mingisugust programmi, mis mul on telefonis või kusagil, mida ma saaksin aja planeerimiseks paremini kasutada? Näiteks mina isiklikult teen kord aastas aja inventuuri ja mina kasutan sellist metoodikat nagu päeva pildistamine ja ma panen iseenda jaoks kirja 10-15 minutilise välbaga, kuhu mu aeg kaob. Ja ma panen kirja ka sellised molutamise hetked ja kohvi tegemise hetked ja lobisemise hetked ja siis ma kategoriseerin need ära ja siis ma saan aru, et tegelikult kuhu mu aeg kaob ja siis on ka tõesti ratsionaalselt peale vaadates võimalik nagu hinnata, et kas kusagil on mingisugust raiskamist, mille jaoks jääb aega väheks ja nii edasi või see kõik on okei. Ja ei tasu siinkohal unustada ikkagi seda, et molutama peab ka ja puhkama peab ka ja aknast välja vahtima ja mitte midagi tegema, ehk siis sellel ajul on vaja sellist nagu puhkust ja taastumisaega, nii et seda nii-öelda sellist molutamisaega ei tasu üldse alahinnata, aga seda peab olema mõistlikus koguses. Ester, mis on mõistlik kogus molutamist päevas? Kui palju ma võiksin seda planeerida ja soovitate selle aja leida? No vot, kui te küsitakse, et mis see mõistlik kogus on, mul on võib-olla raske seda öelda, aga omast kogemusest ma küll, et ka väga mitmete asjadega tegelen, aga ma küll teadlikult ikkagi nagu selles mõttes molutan, puhkan ja teen oma asju nädalavahetustel, et tegelikult nädalavahetustel ma tööasjadega ei tegele
ja päeva sees, kui siin oli sellest aja planeerimisest ka juttu, et mina olen palju erinevaid asju ja ühelt poolt, kui on hästi palju erinevaid asju, siis püüan nagu ühte sorti asjad kokku panna. No muidugi nende 2 pruudi kõrvuti panemisega, see on nagu keeruline, aga muidu öeldakse nii, et kui sa teed nagu, oletame, et kui sa õpid nagu matemaatikas, õpid selle matemaatika nagu ära ja võtad nagu järgmise tegevuse, mitte ei püüa kõiki asju nagu korraga teha, seda nimetatakse rööprähklemiseks. Ja mis siin aastal 2000 räägiti, vot see on nagu kõige kihvtim, mul on nii tubli kõik korraga teha. Ja tegelikult uuringud näitavad, et mõtestatud üksteise järelastide tegemine on nagu oluliselt edukam. Mina panen lihtsalt asjadele nagu piiri peale, kui palju kaua mingi asjaga tegelen. Ja olen loobunud nagu perfektsionismist, ma ei tea, kas ma siin 12 klassi õpilase peaksin ütlema, aga et ma teen nagu nii kaua, oletame mingiks eksamiks õppimiks, mäletan oma ülikooli aega, mingi ajani õpin. Õpin nii palju, kui siis õpin. Et ja võtan järgmise asja, et niisugune startupi maailmas on selline MVP, minimaalselt eluline toode on ju, või mis on tegelikult see, et mingite asjade puhul. Ja siis ma kindlasti tänu koroonal on palju kodukontorit ja palju arvutis istumist, et olen oluliselt just nagu neid rutiine, neid spordirutiine nagu sisse viinud. Et muidu võidki jääda sinna arvuti sisse, et teha tegelikult neid pause sinna vahele. Nii et 2 päeva oleks kindlasti nädalast võiks olla need, kus teed asju, mis su vaimu toidavad. Ühe viimase lause ütlen, et ka uuringud näitavad ka seda, et kui sul on tegelikult raske ja läbipõlemisest mitmekesine tegevus, nagu ka aitab nagu seda taastada. Et kui sa teed ühte asja tegema, peab tegema pausi, et uuesti energiat koguda. Et mõnikord võib ka läbi põleda sellest, kui sa oleksid näiteks väga luksuslikul kruiisil, ainult selle kruiisil kuude ja kuude kaupa, eks, et on vaja erinevaid tegemisi. Kuidas teil, Ester, ikkagi õnnestub nädalavahetusel tööasjadega mitte tegeleda? Andke mõni hea nipp. Minul on ainult üks e-maili aadress, ma olen e-mailis sõltlane ja iga kord, kui e-mail tuleb, mu kell hakkab käe peal võdisema, ma vaatan ja ma pean sellega kohe tegelema hakkama. Kuidas ma saan sellest lahti? Kuidas tekitada oma ellu selline olukord, kus ma tõepoolest nädalavahetusel tööasjadega ei tegele? Eks see loomulikult, eks see on, kui mul on midagi vaja, on mingid olukorrad, mul on see, et mul ei ole mobiilis, ei ole mul siis nii-öelda neid sotsiaalmeedia äppe ega ka sinna mobiili ei jookse sisse tegelikult mul e-mailid. Et see nagu aitab, et kui ma arvuti panen kõrvale, et kui ma vaatan ka midagi muud sotsiaalmeediat, siis ma tegelikult pean eraldi selleks minema ja vaatama, et kas on, ja kõik need Slackid ja muud, need mul tegelikult ei ole telefonis. Renita, sotsiaalmeedia on tegelikult, me võiksime nagu arvata, et ta on ainult nii-öelda töö tegemise kanal või siis ainult nii-öelda vaba aja veetmise kanal, aga tegelikult on ta ka töö tegemise kanal. Ja tänapäeval on räägitud järjest rohkem ja rohkem sellisest nähtusest nagu FOMO ehk siis fear of missing out, et see, kui ma kogu aeg nagu ei ole sotsiaalmeedias, kogu aeg ei ole maailmaga kontaktis, ma jään millestki väga olulisest ilma. Ja see ei ole lihtsalt mingi sõnakõlks. Mina olen jäänud konkreetselt päris mitmest töö otsast ilma lihtsalt seetõttu, et ma otsustasin nagu Ester, nädalavahetusel tööd mitte teha. Ja oligi kõrõška. Nädalavahetusel tehti mulle ettepanek mingi töö vastu võtta, ma ei reageerinud ja oligi korras. Esmaspäevaks seda tööd enam ei olnud. Kuidas sellise olukorraga hakkama saada? Võib-olla jah, et see on kindlasti spetsiifilised tööd, mis niimoodi tulevad. Aga ütleme, et kui sotsiaalmeediast rääkida, siis mina olen tegelikult värbaja, nii et värbaja on kes ehk professionaalne stalker, eks ju, et tema töö on sotsiaalmeedias ja enamik mu nii-öelda isiklikke sotsiaalmeediakanalid tegelikult juba ammu ei ole ju ka minu isiklikud sotsiaalmeediakanalid, ehk ma pean ikkagi väga vaatama, mida ma seal postitan ja väga paljude asjade eesmärk siiski on, eks ju, kontakte luua, neid kontakte saada ja läbi nende kontaktide siis värvata jälle uusi vingeid inimesi, et ma olen kunagi töötanud ka agentuuris, ma pidin, eks ju, erinevatele klientidele neid inimesi leidma. Nii et ma tegelikult, keda selline töö siis kunagi huvitab, siis tegelikult see pead seal olemas olema, et tänapäeval ei saa värvata ilma selleta, et seal sotsiaalmeedias, eks ju, sind ei ole olemas. Ja samamoodi võiks ju öelda, et me võime erinevatest tööpakkumistest ilma jääda ja tänapäeval on see, et kui sa kuskil LinkedInis profiil on, et kui sa oled väga tuntud spetsialist oma erialal, siis võid saada näiteks, ütleme, siin tarkvaraarenduse vallas laua 10 pakkumist päevas.
nii et kuidas siis on, et kas sa peaksid neile kõigile seal vastama või peaks vastama, nemad pigem ignoreerivad, nii et väärbajatel on üsna raske elu seal, on ju. Nii et arvatavasti oleneb sellest, et mida te teete ja kui oluline see on siis, et selle maailmaga nagu pidevalt kursis olla, aga ma siiski ka paneks rõhku sellele, et neid piire võiks pidada, endale seada ja mina olen loobunud sellistest asjadest nagu need igasugused kellad ja siis ka need märguanded, et sulle on tulnud jälle uus sõnum, sest mulle tõesti endale ka tundus mingil hetkel, et see selline väike nagu ärevushäire hakkab sellest nagu tekkima ja lihtsalt nagu kogu aeg oot, mis nüüd jälle juhtumas on. Keegi ütles meie pakkumisele ära, et ei tahagi tööle tulla või nii edasi, siis ma ütlesin, et seal ei ole midagi, mida ma saaks nüüd üle ja muuta, et ma pean natuke nagu eemaldama sellest olukorrast. Aga jah, et ma arvan, et sinu puhul võib-olla see piir on natukene nagu teine, et sa võidki ilma jääda nendest otstest. Absoluutselt võin. Ja teine probleem, Mariann, on see, et ma olen jube ahne. Ma võtan kõik tööd vastu, sellepärast ma tahan järjest rohkem raha ja järjest rohkem raha ja järjest rohkem raha ja seda raha kulutada mul ühel hetkel nagu aega ei ole, aga vaat see teadmine, mul seda raha kogu aeg tuleb, on minu jaoks jube tähtis. Ja seepärast võtan ma kõik vastu ja ütlen perele, ei, ma ei saa teiega tegeleda, ütlen sõpradele, ma kahjuks ei saa teiega tegeleda, ma pean tööd tegema. Mida ma võin sellega seoses teie hinnangul kaotada? Mis riskigruppi ma kuulun sellise ahne ja kõiki töid vastu võtma inimesena? Ma arvan, et sa võid enamus asjad oma elus kaotada. Et ühel hetkel oled siis väga vanas eas meesterahvas, kellel on lihtsalt palju raha, aga mitte ühtegi lähedast inimest ümber või võib-olla tervis on ka pekkis. Et tuleb tegelikult mõelda ratsionaalselt, et tõepoolest on võib-olla mõni eluperiood, kus on okei pühendadagi veidi rohkem töö tegemisele ja võib-olla sissetuleku suurendamisele ja järjest rohkem raha saamisele, eks ole. Aga mõelda ka, mis on tegelikult sinu enda jaoks elus tähtis, kas sinu enda jaoks on tähtis, et su ümber on perekond, su ümber on ka võib-olla pikad sõprussuhted ja et su tervis endal oleks ka korras. Et kui need on ka sinu jaoks olulised, siis tegelikult tuleb natukene teadlikult mõelda ja hinnata need prioriteedid oma elus ümber. Indrek, inimene tuleb teie juurde tööle, tal on mingisugune teatud oskuste ma ei tea, tööriistakast, aga võib-olla 5 aasta pärast nendest tööriistadest enam ei piisa. Inimene peab tegelikult kogu aeg juurde õppima, töö tegemise, pereelu, kõige muu kõrvalt. Kui palju teie oma töötajatele meelde tuletate või isegi korraldate neile mingisuguseid koolitusi, mingisuguseid asju, et nad oleksid võimelised veel ka 5, 6, 7 aasta pärast olema teie organisatsioonile kasulikud ja mitte ainult organisatsioonile kasulikud, vaid et ka nende enda elu oleks kena ja õnnelik, nagu ta praegu on? Me teeme seda hästi palju, aga ennem kui ma nendest tehnilistest oskustest ja teadmistest räägin, et kui me võtame inimesi tööle, siis neid oskusi ja teadmisi on hästi paljudel. Et ennem käis see väärtuste sõna siin läbi, et meie tegelikult värbame väärtuspõhiselt ja värbame just nagu vaatega sellele, et kas see inimene on koostöövalmis, kas ta suudab teistega koos teha, sellepärast et meil ei ole seal ühtegi tööd, et kus oleks võimalik see tulemus ära teha üksinda. Aga mis puudutab seda, et milliseid arenguvõimalusi me anname, siis ütleme niimoodi, et Rahvusraamatukogu maksumaksja rahast elab ja kõige rohkem meil seda ei ole, et võimalused on piiratud. Meil on väga head inimesed selles mõttes, et tänapäeval on võimalik ikkagi hästi palju tasuta õppimisvõimalusi leida, et kuna ma sellest ülevaadet oman, et siis see üks asi on hea. Ja teine on see, et Rahvusraamatukogu on praegu hästi suures muutumises, eks ole, et mina ise kolin meie Narva maantee väikesesse majja ära esmaspäeval, enamik kolleege on juba seal, suurmaja läheb rekonstrueerimisele ja siis 4 aasta pärast, kui me uuesti avame, 2025 ennem jõule, siis on selle organisatsiooni sisu hoopis teistsugune kui täna. See vana raamatukogu jääb alles, aga ta muutub tegelikult hästi palju kogukonnakeskuseks ja hariduskeskuseks. Ja see eeldab, ja kolmandaks ta muutub, ta on juba praegu, aga ta muutub järjest rohkem veel
IT-ettevõtteks, ehk et see nõuab kõik hästi palju uusi teadmisi ja uusi kompetentse. Meil on tunni lõpuni veel täpselt minut aega jäänud. Kaja, ma pöördun selle tunni lõpetuseks teie poole. Elisal on raha nagu murdu, te olete edukas kommertsettevõte. Kui palju sellest rahast te suunate oma töötajate edasi või siis täiendõppele ja mida mina 12. klassi õpilasena peaksin juba praegu tegema, või kas mul on ka praegu mingeid võimalusi ennast kuidagi täiendada sellel alal, mida ma võib-olla tahan õppima minna? Mida iganes te tahate õppima minna või mis iganes tööd te tahate teha, et selle vestluse käigus mul praegu lihtsalt tekkis see mõte, et minge töötage natuke aega kas klienditeenindaja või ettekandjana. See kogemus, mis sealt tuleb, see inimeste hulk, mida te näete, et on vähe asju, mida ma vaatan eluloo kirjeldustes inimestel, aga kui on klienditeeninduse või ettekandja kogemus, see on kulda väärt. Suurepärane, see on imeline mõte ja ettepanek ja sellega, ma arvan, on tänane perekonnaõpetuse tund ka paslik kokku võtta. Teeme aplausi kõikidele tänastele osalejatele, oli väga põnev ja väga tore. Suur tänu teile!